et iga hetk läheb elu järjest paremaks. Et iga hetk läheb elu järjest paremaks. Lugupeetud umbusaldatav, et teil on selles mõttes minevikuga probleemid, et kui te olite kaitseminister, siis te sõdisite kogu oma aja riigikaitse vundamendi ehk ajateenistuse vastu. No ja Eestil vedas, et ei suutnud ära hävitada ka ajateenistust. Siis te olite maailma suurima rahapesu ajal siin minister. Diskrediteeriti kogu Eesti riiki maailma ees. Ja nüüd te siis räägite meile siin eelarvereeglitest ja toimuvad kõige hullemad, hämmastavamad võlastumispöörded. Aga samal ajal on tohutu probleem, et ei suuda mitte kuidagi tagada majanduskasvu kõigi nende aastate jooksul. Millal te siis võimule tulite oma Kaja Kallase ja teistega? Ehk öelge mulle, kas nende tohutute kulude juures on üldse võimalik majanduskasvu tagada? Te ei ole mitte midagi saavutanud majanduskasvu osas. Meie EKRE ja teiste valitsusega pärandasime meile 8,3%. Aga mida te 5 aastat teinud olete? Kõik uppi lasknud. Aitäh! Ma ei võidelnud kaitseministrina ajateenistuse vastu. Ma lubasin, et ma tõstan selle debatti ja seda ma tõstsin, aga see ei jõudnud kuigi kaugele. Ma möönan, aga ma ei ole ühtegi sammu selle kaotamise nimel teinud. See jutt, et meie ei ole suutnud tagada majanduskasvu, jumal tänatud, et partei ja valitsus ei taga majanduskasvu. Vot Venemaal nad tagasid. Naftatuludega, sõjatööstusega, inimeste vaesusega arvele. Nõukogude Liidus nad tagasid. Vaesuse arvel. Ei maksnud inimestele palka, ei hoolitsenud nende eest, ei tootnud tarbekaupu. See kõik oli siis see partei ja valitsuse tagatud. Kui mingid garantiid partei ja valitsus ei saa anda, et iga hetk läheb elu järjest paremaks.